ja matši vilistab Ergo Andruse. Ja Armeeniat esindav Suren on üsnagi tituleeritud sportlane. U20 vanuses maailmameistrivõistluste kuldmedal aastast 2023, 2022 aastast U20 Euroopa meister ja möödunud aastast U23 vanuse MM pronksmedal samamoodi ripub mehel kodus. Raimond Praus on 7-kordne Eesti meister erinevates noorte vanuseklassides ja U15 vanusest Euroopa hiireskohvi ka tiitlivõistlustel medalimatšis osaleda saanud. Nüüd siin on saanud armeenlane tugeva käe pea haarde ja sellega Raimondi partnerisse viib. Aga hetkel midagi ohtlikku ei järgne ja kohtunik annab pilega märku, et maadlus peab jätkuma püsti asendist. Hetkel armeenlane Suren on aktiivsuspunkti teeninud. Pisut ta seda matši siin püsti maadluses domineerib ja sellega seda punkti teenib. Ja nüüd matš jätkub partner asendist. Kohtuniku Vile annab märku, kui peal olev maadleja võib alustada ründetegevusi. Ja nüüd on saanud armeenlane tagant haarde ja üritab üle vedu ja siit tuleb tõsta ka üle vedu ja ilusad 2 punkti. Ja 3-1, 3-0 1 punkti siis aktiivsuse eest ja 2 üle veo eest saab Suren Hagajan enda kontole ja hetkel 3-0 Raimond Prausi ees seda matši juhtimas on. 50 sekundit veel esimese perioodi lõpuni minna. Ilmselt maavõistluse sissejuhatavat osa täna sportlased kõige suurema fookusega ehk ei tee kaasa, aga selge on muidugi ka see, et ega Armeenia ega eeslane ei lähe matile ennast tagasi hoidma, et võit on ikkagi oluline ja taaskord samamoodi käest peast haardega Suren viib Raimondi partnerisse ja nüüd pääseb ka selja taha ja teenib siin 2 punkti juurde. Ja 5 sekundit enne perioodi lõppu on seis 5 Sureni, aga Menbaval-Arjan on juhendamas Armeenia koondist. Periood kestab 3 minutit, periood on kokku 2 Kreeka-Roma maadluses täiskasvanute vanuses, 6 minutit puhast maadlust. Ja siin tsooni on maadlusmehi viinud, aga kummalgi on õnnestunud vastast matist välja trügida. Jällegi midagi ohtlikku ei järgne ja punkte kumbki võistleja ei teeni juurde. Seis endiselt 5-0. Ja Raimond seisab praegu veel kenasti vastu. Kindlasti on homme hea päev jälgimaks, kuidas tänastel maavõistlusel osalejatel maadlus läheb. Siin on üsna tituleeritud sportlased ja kindlasti
kas on tegemist ka homme kehakaalu võitjate või finalistidega. Seda saab juba homme ülehomme päev meile näitama. Ja siin kohtunik kutsub aktiivsusele punases trikoos maadlejad. Veel 40 minutit ja 40 sekundit minna perioodi lõpuni, matši lõpuni. Siin tundub jah, et Suren Aghajanjan on natukene energiat tundub pisut rohkem olevat. Pisut kindlam see maatuspilt on. Aga siin kohtunikud hetkel jah näevad punases trikoos maadlejad pisut passiivsema poolena. Lava kohtunikuks on meil Norrast tulnud kohtunik Frida Isabel Makse, kes korraks näitas ka punasele passiivsust, aga siin nüüd ilusti viib Suren Raimondi Mati ringist välja ja teenib selle 2 punkti, pääsedes ise vastasele selja taha mineku eest 2 punkti ja seis on nüüd 7-0. 1 punkt aktiivsuse eest, järgmised 2 olid üleveo eest ja 2 korda on selja taha pääsenud ja kokku see 7 punkti Surenile annab. Siin 20 sekundit veel minna. Ja nüüd on läinud Raimondil päris raskeks. Aga väga sitkelt siin vastu proovib seista ja seda matši lõpuni maanelda terve aja täis. Ja siit 1-0 läheb Armeenia koondis Eestit juhtima. Suren Aghajanjan võtab siit 7-0 punkti võidu. Raimondi kontole jääb just 1 passiivsus ja Eesti jääb hetkel kaotusseisu. Aga tõesti tituleeritud mehega tegemist on 2025 aastat maailmameistrivõistluste pronksmedali mees U23 vanuses. Nii et Raimond sai siit väga korraliku õppetunni.